Igal kevadel kutsub uuskasutuskeskus inimesi suurkoristuse ajal oma kodust liigseks muutunud asju ära tooma ja uuesti kasutusse andma. 2021. aasta kevadel pandeemia haripunktis, mil uuskasutuskeskuse poed olid suletud, vajasid nad hädasti uusi annetusi ja rakurssi, mis tõstaks brändi tuntust ja parandaks hoiakut taaskasutamise suhtes. Senine slogan "Toome ära" jäi kullerfirmade võidukäiguga ajale lihtsalt jalgu. Kampaania laiem eesmärk oli rääkida rohkem taaskasutusest ühiskondlikul tasandil ning kutsuda inimesi üles heas korras asju uuele ringile andma. Seepärast sündiski kampaaniale selge call to action – anna uuele ringile. MTÜ-le tingitud piiratud võimalustest pidime kampaania edukaks kordaminekuks sirutama tiibu ning tooma esile, et uuskasutuskeskus pole pelgalt kaltsukas. Vahetult enne uuskasutuskeskuse kevadise kampaania algust avaldasid Liis Lemsalu ja Stefan muusikavideoloole Domino, kus kasutati uuskasutuskeskusest pärit kostüüme ning juhiti esimesena tähelepanu taaskasutamise teemadele meedias. Ühendasime väed teistegi tuntud isikutega, kellest said vabatahtlikult annetamise ja uuskasutamise saadikud. Annetusele läksid ende seisma jäänud heas korras esemed koos põnevate lugudega, mis hakkasid oma elu elama nii tava- kui ka sotsiaalmeedias ning tulid osaliselt välja jagada suisa oksjoni korras, millest saadud tulu läks heategevusse. Vabatahtlike saadikutena liitusid kampaaniaga ka kirglikud taaskasutajad Asko ja Merill ühest Eesti vaadatumast telesaatest Naabrist parem, kelle taaskasutusel põhinev filosoofia tõi neile saates ka üldvõidu. Kampaania siirus ja vabatahtlikud kampaania näod avasid uksed edukaks PR-tegevuseks. Üles astuti televisioonis, podcastides, raadios ning artiklites. Sealhulgas kõnetasime ka venekeelset sihtrühma. Uuskasutuskeskus kogus tänu kampaaniale märgatavalt tuntust, sotsiaalmeedia jälgijaid ning mis peamine, populariseeris taaskasutamist ning heas korras esemete annetamist hüppeliselt, mida näitavad tavapärasest suuremad annetaja ja päringute numbrid. Huvitavamatest esemetest jõudsid uuskasutuskeskusesse kampaaniaperioodil 200 eurot, püssipadrunid ja ära eksinud roheline sibul. Liis Lemsalu ja Stefan andsid uuele ringile ka oma Eesti Laulu finaali etteaste dekoratiivkuubikud, millest kujunes omaette taaskasutuslik liikumine. Kuubikutest valminud rändkogumiskastid on nüüdseks ringi rännanud ligi 17 ettevõttesse, pakkudes organisatsioonidele mugavat võimalust seisma jäänud asjad uuesti ringlusesse anda. Kampaania avas ka uksed uuskasutuskeskuse uutele kogumispunktidele kõikjal üle Eesti. Uus ring algab uuskasutuskeskusest.